No nii, tere kaunist hommikut, on reede ja ma alustan seekord oma vlogi reedese päevaga, sest eelnevad päevad on jälle kuidagi nii kiiresti läinud. Ma tahtsin vaadata, mitmes täna on, aga mul ei õnnestunud see. Igastahes mul on täna tehtud check-in. Ma ütleks, et vorm liigub päris hästi. Ja ma jään nüüd ootama, mis on treeneri tagasiside. Ma mõtlesin, ma teen sellest nädalast väikse kokkuvõtte. Ega nagu suurt midagi ei toimunud. Ainuke asi oli see, et mul jäi esimest korda trenn vahele, kuigi ma olin toidu mõttes siis arvestanud trennipäevaga. Aga kuna mul oli füüsiliselt nii halb olla, mul oli nii tugev peavalu, et ma ei jaksanud liigutadagi ennast, siis ma ise tundsin, et on mõistlikum mitte minna ja ma hiljem sain treenerilt ka kinnitust, et ma tegin väga õigesti, et ma ei läinud. Natukene raske oli vahele jätta, sest ma olen nii rutiinis sees, aga keha reageeris väga hästi sellele seest, nii et jah. Aga muus osas nädala alguses lihtsalt töö, kodu, trenn, meal prep, et praegu jah, midagi erilist ei toimu, sihuke täitsa tavaline tsükkel, aga ikkagi kuidagi on väga kiire. Et jah, no nii, reedene päev on jõudnud juba õhtusse ja ma mõtlesin, et ma jagan ka seda tagasisidet, mis ma check-in'i osas sain. Nagu ma ise ka arvasin, siis kõik liigub väga-väga hästi, nii nagu peab, ehk siis toidu ja kõige muu osas mingeid muutusi ei toimunud ja sain lihtsalt seda tagasisidet, et ma pean veel rohkem tähelepanu pöörama poseerimisele, mida ma teen ise ka, et see on sihuke kõige võib-olla siis nõrgem külg kogu selle juures. Aga ma olen sellest väga teadlik ja jah, ega siis muud ei olegi, tuleb poseerida. Ja ma andsin treenerile märku, et mul on mega suur riisipudru isu, mis on koos kodujuustuga. Et ma tahaks täiega seda süüa. Ja ma saan teha endale riisiputru kodujuustuga, mis on nagu jällegi nii pisike asi, aga teeb mind nii õnnelikuks, sest et mul on see isu olnud mingi 2-3 päeva ja ma üritasin ise makrodesse seda sättida, aga ma ei ole selles just kõige parem. Aga kui ta saatis mulle need kogused ja asjad, kuidas ma saan teha, siis ma olin lihtsalt nii õnnelik, sest et nagu riisipuder kodujuustuga on ülihea, see on lihtsalt nii hea. Ja jällegi väiksed asjad, millest ma tunnen rõõmu, aga on nii hea. Oli täna see tunne, et ma tahaksin, et mul oleks see valikuvabadus otsustada, kas ma lähen trenni, mis ma teen trennis, mis ma teha tahan. Või nagu üldse see vabaduse tunne, mida mul praegu ei ole. Muutusin isegi sellel teemal emotsionaalseks, et mul on nii hea meel, et ma seda teen ja et mul on üldse see võimalus seda kõike teha ja tegelikult peaaegu pool teekonnast on tehtud. Ühesõnaga, täna on kolmapäev, 11. juuni, kell on 7 hommikul ja ma just lõpetasin oma trenni, nagu ka eelmistest klippidest näha. Ja
see oli tegelikult päris mõnus, et ma kartsin, et ma ei jaksa äkki, aga isegi jaksasin. Aga nüüd ma lähen koju, panen ahju, sest et ma tegin eile haputaina saia taigna valmis ja siis nüüd hommikul saab seda küpsetada ja siis ma teen endale süüa, sest et kõht on tegelikult väga tühi. Ja siis ma käin pesus ja sätin tööle. Millest ma veel tahtsin rääkida, on see, et tegelikult viimasel ajal on üldse olnud väga stressirohke ja emotsionaalne periood. Miks? Sest me hakkame kolima. Jah, see kõik nagu tuli nii kiiresti kätte, sest tegelikult me korteri valisime välja ja lepingu sõlmisime novembris. Ja nüüd on juuni. Fast forward, nagu reaalselt fast forward, sest see aeg on nii kiiresti läinud ja meie korter on valmis. Ja me saame varsti võtmed kätte. Ühesõnaga, jah, siuke väga stressirohke periood saab selja taha, sest et korteri ostuga on ikkagi väga palju vaja tegeleda. Kõik mööbli tellimised ja kõik siuksed asjad. Et jah, emotsioone on palju, sest et praeguses korteris me oleme ikkagi päris pikalt juba elanud ja siuke kodune tunne on seal tekkinud, et tegelikult on kahju minna ka. Aga samas on väga äge ja elevust täis mõelda, et ma kolin oma koju, no meie kolime. Me kolime oma koju, mis on meie sisustatud, meie kujundatud, see on meie oma. Et noh, see on äge etapp on ees, aga samas on kahju minna. Ja neid emotsioone on nagu nii palju, et keeruline on, eriti prepi ajal, sest et iga asi mõjutab mind palju rohkem ja ma olen nii palju emotsionaalsem ja jah, aga ei, tegelikult on kõik väga hästi, see kõik on positiivne ja natukene on ainult veel pingutada ja see kõik on kohe käes.
14. juuni. Praegu on imeilus ilm ja mul on teine puhkusepäev. Ma magasin nii hästi, ma puhkasin nii hästi välja ja ma käisin just, võtsin väikse kohvi endale ja nüüd lähen korjan peale ja ostan mõned asjad, mis meil uude koju vaja on, sest et esmaspäeval hakkab juba kolimine pihta. See on lihtsalt nii crazy, see üldse ei taha kohale jõuda. Ja mu tänase päeva plaan ongi siis siuke, et ma käin siin linna peal ära, siis ma pakin mingeid asju, lähen teen oma trennid ära ja õhtul lähme siis linnast ära maale. Et jah, siuke toimekas päev. Aga ma võtan kõike rahulikult, et ma ei taha rahmeldada ja rapsida, et kuna niikuinii puhkus on, et siis ma tahangi võtta, olla ja lihtsalt teha nii palju, kui jõuan, mitte rapsida. Nonii, meil on juba pühapäeva õhtu ja nii kiire päev on olnud. Eile ei olnud üldse kiire, eile ma lihtsalt puhkasin ja nautisin, nagu eelnevatest klippidest on näha. Aga tänane on crazy, nagu päriselt. Hommikul me sõitsime maalt Pärnusse, sest ma käisin poseerimistrennis. Siis me võtsime süüa. Minul oli toit kaasas, aga võtsime süüa. Ja siis me sõitsime Tallinna ja siis me käisime väiksel shoppingutiirul ja siis me läksime kiiresti koju ja hakkasime pakkima. Ja me saime kõik asjad põhimõtteliselt pakitud. Mingid asjad nagu jäid, et saaks hommikul süüa teha ja värki. Aga põhimõtteliselt terve elu seal korterist on kokku pakitud. Ja siin autos ka on, selle auto me juba laadsime täis. Aga jaa, crazy. Mul ei ole ikka veel kohale jõudnud. Ma lihtsalt teen neid asju, mis on vaja. Millal see kohale jõuab, kes teab. Aga praegu ma lähen trenni. Kesab 9. Aga kui on vaja, siis on vaja, sest et ma ei jäta tegemata. Aga jah, ma olen elevust täis, samas ma olen segaduses, samas ma ei tea, mida ma tunnen, samas ma lihtsalt olen. Aga otseselt ärevust ei ole. Siuke väga, väga segane tunne on. Ma ei oskagi täpselt öelda. Aga jaa, tegelikult pakkimine läks üsna lihtsalt. Ma arvasin, et see tuleb hullem, aga tegelikult täitsa hästi läks. Et nüüd tuleb need asjad kõik ära ka viia. Aga see selleks, see on homne mure, see ei ole tänane mure. Tänane mure on ainult trenn veel tehtud saada ja siis saab magama minna. Aga jah, eile ma võtsin nimelt sellise päeva, kus lihtsalt puhata ja olla, sest et ma teadsin, et mul tuleb väga kiire nädal, sest et kogu see elu tuleb uuesti lahti pakkida ja eelmine korter tuleb täiesti puhtaks teha. Mitte, et me oleks hea pesas elanud, aga lihtsalt, et üleandmiseks sa teed ikkagi süvapuhastuse.
ehk siis puhtaks teha, lahti kolida ja kõik muu. Olukord riigis on meil hetkel siis selline, natuke segasuma suvila, aga tegelikult juba päris tühi. Kõik meie kastid on siin tegelikult. Neid natuke on ikka. Et jah, ühesõnaga kolimine on täies tempos, me tahame täna kõik ära teha ja jah, eks näis, kui palju me lahti pakkida jõuame täna ja mis me täna üldse veel tehtud jõuame. Aga hullumaja. Nüüdseks on siis käes juba teisipäeva õhtu ja meil on suures pildis korter nagu elamiskõlbulik. Jah, seal on vaja asju juurde osta ja kõik, aga kõik see, mis meil oli ostetud, pakitud kaasa eelmisest üürikorterist, kõik need asjad on lahti pakitud, kokku pandud nagu kõik. Et me tegelesime eile hiliste tundideni sellega ja siis täna terve päev. Ja see on nagu uskumatu. Me oleme ise natukene šokeeritud, et me nii kiiresti saime kõik tehtud. Aga ma käisin just trennis ära. Ja ma pean ütlema, et kui on siuke kiirem, stressirohkem periood, siis mul ei ole praegu siis dieedi ajal, mul ei ole toitumise pool raske, vaid mul on mentaalselt raske minna trenni tegema, sest ma juba tunnen, et ma olen nii väsinud, et ma ei jaksaks enam midagi teha. Praegu viimasel ajal on ja väga raske on olnud trennis käia. Aga ma olen need tehtud saanud. Aga jah, igal juhul olen ära teinud ja trenni lõpuks mul on hea olla. Ma tunnen ennast väga hästi, nagu uus energialaeng tuleb, aga ikkagi see on metsikult raske, see on päriselt raske. Ja toiduga no ei ole raskusi, sest et praegu on lihtsalt see, et mul ei ole aega mõelda ja siis ma teengi oma toidud valmis ja ma söön selleks, et ma kõhtu täita. Panen klipi ka, väikse klipi hetkesisust korteris. Et jah, fun. Kohale ei ole jõudnud, aga ikkagi on tore.